Tere taas kõigile! Räägin selles videos lähemalt nartsissistlikest ja manipuleerivatest suhetest. Räägin sellest, mida sellised suhted endast kujutavad, kuidas selliseid suhteid ära tunda, miks on sellised suhted kahjulikud ja ebaterved ja kuidas nendest suhetest väljuda. Sissejuhatuseks ütleksin nii palju, et meie maailmas on väga levinud katkised suhted, katkised paarisuhted. On väga tavaline, et inimesed ignoreerivad üksteist, käituvad üksteisega halvasti, teevad haiget üksteisele. Paljud inimesed on sisemiselt õnnetud ja tunnevad, et neid ei märgata, mõisteta ja nähta tegelikult. Ja suur hulk inimesi elab pidevas emotsionaalses valus ja kasutab näiteks selle valuga toimetulekuks erinevaid toimetulekumehhanisme nagu sõltuvused, erinevad muud viisid. Palju Paljud meist tolereerivad, taluvad, aktsepteerivad ebaterveid, kahjustavaid inimsuhteid. Toksilistes nartsissistlikes manipuleerivates suhetes oleva niisuguse emotsionaalse väärkohtlemise, vaimse vägivalla, füüsilise vägivalla all on kannatanud ja kannatavad paljud inimesed. Sellistes suhetes olijatel on väga raske lõpuni teadvustada ja kõrvalt näha selle suhte kahjulikkust ja toksilisust ja on ka väga raske sellest suhtest tihti inimestel väljuda. Ehk siis see teema on väga oluline jällegi ja selliseid suhteid, no nartsissistlikke manipuleerivaid suhteid esineb palju meie ümber. Seletan ka lühidalt, mis on nartsissism ja natuke räägin nartsissistliku inimese omadustest. Et ma olen sellest teinud eraldi video, ehk siis ma sellel väga põgusalt peatun hetkel, sa saad minu kanalil leida selle video nartsissismist, aga lühidalt nartsissism on isiksuse häire, mis on seotud siis kogumiku iseloomu tunnuste ja joontega. Nartsissismi, nartsissistlikku inimest iseloomustab üldiselt näiteks sügav ebakindlus, sisemine ebakindlus, madal enesehinnang, niisugune suursugusus, ülbus, mittearvestav käitumine teistega, enda ületähtsustamine, fantaasiates, ideaalides elamine, selline ülemäärane tunnustus ja tähelepanu vajadus, siis manipuleerimine, manipulatiivne käitumine, teiste ärakasutamine, kõrgendatud ja ebareaalsed ootused ja empaatiavõime puudus. Empaatiavõime puuduse juures võib öelda, et neil puudubki oskus arvestada teiste inimestega tegelikult ja märgata teiste tundeid ja vajadusi. Ja neil on ka raskused lähisuhete ja paarisuhete hoidmisel, ehk siis nad ei oska teiste inimestega tegelikult lähedust luua. Ja nartsissistlikel inimestel ka puudub terve normaalne minapilt ja selline eneseteadvus. Ja nad tunnevad sageli, võivad tunda kadedust või siis arvavad, et teised on nende peale kadedad. Et need omadused, mis ma siis loetlesin, kuuluvad klassikaliselt nartsissistliku inimese iseloomuomaduste alla. Inimesel võivad olla erinevad nartsissistlikud jooned ja tunnused ja nad ei pruugi üldse olla või see nartsissism ei pruugi olla ametlikult diagnoositud isiksuse häire. Et see on väga haruldane tegelikult, kui see on ametlikult diagnoositud, et need jooned, tunnused, nende avaldumine väga varieerub inimesiti samuti. Et see on selline, need jooned, mis ma lugesin, on selline üldine seletus, sageli esinevad jooned siis nartsissistlikel inimestel, see võib väga varieeruda. On olemas ka lisaks erinevad nartsissismi tüübid ka, mis nad on ära klassifitseeritud siis. Ja üks näide ka siis näiteks nartsissistlikust inimesest, et see on inimene, kes selle tõttu, et ta on ise sisemiselt väga ebakindel, pole heas suhtes iseendaga, siis ta süüdistab näiteks tihti oma partnerit, et too paneb teda näiteks mingil viisil tundma a la sina oled süüdi, et ma nii tunnen, sinu pärast ma nii tunnen. Et selline pidev nagu teise süüdistamine enda emotsionaalses seisundis, siis nad ei saa hakkama enda tunnete ja emotsioonidega sisemiselt. Ja sellised pidevad rünnakud ja süüdistamine võib olla samuti ühe näitena võib tuua, et nartsissistliku inimesega suhtes olles see on see, mida võib siis teine kogeda sellise inimese poolt. Seletan ka natuke manipuleeriva inimese omadusi ja räägin sellest lühidalt, mis on manipulatsioon. Manipulatsioon, võib öelda, on kellegi mõjutamine, et panna teda teatud viisil tegutsema, mõtlema või käituma eesmärgiga kontrollida teist inimest või panna teist inimest tegema asju või käituma või mõtlema nii, nagu manipuleerija tahab. Manipuleeriv inimene võib olla siis, võib valetada,
võib käituda omakasupüüdlikult, võib kasutada teisi inimesi ära ja mõjutada neid endale sobival viisil, ei arvesta teistega, ei arvesta teiste tunnete, mõtete, vajaduste, soovide, piiridega ja samamoodi empaatia ja hoolivuse puudumine on ka üks tunnus, võib öelda, et see manipuleeriv inimene, need tunnused, mis mina praegu tõin, kattuvad siis ka suuresti nartsissistliku inimese omadustega. Ja üks mõiste, mis siin veel tuua esile, on gaslighting ehk siis see on see, mis tihti ka nartsissistlikku manipuleerivat inimest iseloomustab. Gaslighting tähendab siis kellegi reaalsuse, tema mõtete, tunnete, kogemuse, vaatepunkti moonutamine või valeks tegemine. See tähendab käitumist teisega sellisel viisil, et see, mis teine kogeb või tunneb, pole tõene või reaalne, ehk siis nad võivad käituda viisil oma sõnadega, oma tegudega, et panevad teist tundma nagu see, mida teine kogeb, tunneb, ei olegi nagu päris või reaalne või on kuidagi vale. Jällegi üks näide manipuleerivast inimesest, näiteks kui partner kirjeldab teisele, et ta hilines pool tundi nende kokkulepitud kohtingule ja tundis ennast selle tõttu väga kurvalt. Ehk siis üks partner kirjeldab oma teisele partnerile, et kui ta hilines pool tundi nende kokkulepitud kohtumisele, siis ta tundis ennast kurvalt. Ta oli kurb. Ja teine vastab selle peale, ma ei tea, miks sa nii tundsid. Ma pole süüdi, et linnas sellised ummikud olid. Üldsegi tunnen ma, et viimasel ajal on sul kogu aeg mingi sisemine pinge, mida sa minu peale välja valad. Mis sinuga lahti on? Ehk siis, kui sa kuulasid seda tooni, siis on siin selgelt näha selline mitte teisega arvestamine, tema tunnetega, mitte neile vastamine adekvaatselt, empaatiliselt, vaid selline nagu nende valeks tegemine ja end vabanduste toomine. Milline võib olla suhe nartsissistliku või manipuleeriva inimesega? Võib olla need on asjad nüüd, mis seal tavaliselt on emotsionaalselt ebaterved, nad mõjutavad negatiivselt vaimset tervist, inimese heaolu. Inimene seal suhtes võib tunda, et ta kahtleb endas ja enda reaalsuses, see võib olla juba krooniline ja pidev endas kahtlemine. See inimene võib tunda ärevust, hirmu, paanikahooge kogeda, depressiooni. Et see mõjutab väga tugevat vaimset tervist ja võib mõjutada ka füüsilist tervist. Samamoodi on sellised nartsissistlikud manipuleerivad suhted väga manipulatiivsed, nagu oli juttu. Ehk siis üks osapool sellises suhtes jääb alati kaotajaks, temaga ei arvestata. Ka on sellised suhted ebateadlikud, palju on seal varjatud, peidetud, mitte nähtud, mitte räägitud, ignoreeritud lahenduseta asju. Ehk suhtes pole turvalisust, selgust, usaldust ja läbipaistvust. Samamoodi on sellised suhted ühte või mõlemat suhte osapoolt kahjustavad ja haiget tegevad, kas siis emotsionaalselt, füüsiliselt või mõlemat. Ka sellistes suhetes võib esineda füüsilist vägivalda, mis on ebaterve loomulikult ja kahjulik, igasugune füüsiline vägivald on halb. Ja sellises suhtes võib olla selline tunne inimesele, et see on nagu pidev võitlus ja kannatamine, et seal ei ole nagu mingeid eriti rahulikke või õnnelikke hetki, võib-olla väga lühiajalisi, aga on selline pidev üles-alla, üles-alla. Et see üles-alla on ka üks väga selge tunnus ja pidev selline nagu võitlemine, kas siis oma vajaduste eest, oma huvide eest või üldse nagu selle eest, kes ma olen või noh, pidev kannatamine, et ma ei saa olla see, kes ma tegelikult olen ja sellega ei arvestata minu tunnete ja vajadustega. Näited toon siin samamoodi, et sellises suhtes võib olla, et partner valetab pidevalt, ei väljenda ausalt oma tundeid, mõtteid, vajadusi. Võib olla, et partner väärkohtleb emotsionaalselt, teeb oma teise partneri tundeid, mõtteid maha, tahtlikult ei kuula, mõista partnerit, ignoreerib teise tundeid, soove, piire või muul viisil kuidagi kasutab vägivalda, võib ka siis, nagu ma ütlesin, füüsilist vägivalda. Ja see võib ka loomulikult olla igasugune karjumine, süüdistamine. Ehk siis veel üks näide, et näiteks sellises suhtes üks pool jah, pidevalt mõnitab oma partnerit, alandab teda või kahtleb tema reaalsuses. Kuidas tavaliselt selline suhe algab? Selline suhe tavaliselt algab kiiresti.
On tugev armumine, suur flirtimisperiood, sellised suured žestid, kingitused, lubadused, suured ootused, lootused võivad tekkida, et see tundub midagi väga suurt ja väga imelist. Seal võivad olla ka selle nartsissistliku partneri poolt siis sõnad ja teod sellised, mis on tihti ebarealistlikud ja ebaproportsionaalsed. Et nüüd see suured žestid ja kingitused tuleb siis selle nartsissistliku manipuleeriva partneri poolt. Seal võib olla ka sellised ülevõimendatud romantilisus, sellised ülevõimendatud ja suured tunded, mis pole tegelikult normaalses inimsuhtes, suhte alguses tundma õppides kuidagi nagu terved või normaalsed, sest suhe on väga algfaasis, alles inimesed õpivad ennast tundma, aga jube on sihuke ülevõimendatud tunded erinevad. Et see väga nartsissistile meeldib selline kuvandi jätmine endast, et ta on nii armunud, tal on nii suured tunded, sa saad hästi suure nagu kiituse, siukse nagu kuidas see eesti keeles on, jah, sihuke nagu sind väga kõrges valguses nähakse ja sulle omistatakse igast erinevaid suuri omadusi, väga positiivseid ja seda nimetatakse ka lühidalt love bombing ehk siis selline nagu ongi sihuke teise nagu pommitamine võib öelda ja ahistamine sihuke tugevate sõnade, žestidega ja see on hästi kuidagi kiire, et hästi intensiivselt algab ja kuidagi hästi kiire. Et seal ei ole nagu mingit rahulikkust või sellist nagu naturaalsust või kuidagi nagu teisega arvestamist, vaid sihuke jah, hästi suursugune. Ja mõnikord ka sellised kiired otsused kohe suhte alguses, et näiteks kolida kokku või abielluda või saada laps, seda võib siis nartsissistlik manipulatiivne inimene tihti teha, et see soov kuidagi väga selles suunas kiiresti asja liigutada, sest neil on vaja, et see suhe oleks kiiresti nagu kinnistatud nende jaoks, et see inimene on nagu nende lõa otsas, nende mõju all, see on see mõte ja olulisus. Siin võib ka olla selline suhte alguses siis, et enda liiga kiire avamine partnerile, et see teine inimene, keda siis nii-öelda pommitatakse nende suursuguste žestide ja sõnade ja tohutu nagu flirtimise ja siukse romantilisusega, ta võib tunda, et nagu ta selle tõttu, et keegi nii positiivselt avatud temasse suhtub, ka avab ennast, aga avab liiga kiiresti. et armumisfaasis me ei peaks avama normaalselt tervelt nagu ülikiiresti ennast teisele inimesele, et rääkima kõike endast kohe. Et see käib nagu samm-sammult ja see on ohumärk kohtingufaasis kindlasti. Samamoodi võib seal olla piiride puudumine, mis on samuti suur ohumärk, et selline, et kõik on okei justkui või see teine inimene, manipuleeriv inimene, nartsissist võib sind panna tundma, et kõik on justkui okei, et läheme kohe voodi, teeme kohe selle suhte ametlikuks ja sa tunned justkui, võid tunda, et sa ei saa justkui ei öelda või siis sa lihtsalt ei tunne oma piire. Et sa nagu ei oska öelda ei või kuidagi, et mulle see ei sobi või äkki me saaks nagu aeglasemalt võtta. Et ja mis pärast seda armumisfaasi toimub. Ja nüüd ma räägin sellest, et mis on need ohumärgid ja punased lipud, et kuidas ära tunda või millised jah, on siis sellised punased lipud, nagu öeldakse. Et lisaks sellele, mis ma juba mainisin, et see kindlasti on ka see kiire armumisfaas, et see juba ongi väga suur ohumärk ja need omadused, mis ma just välja tõin, need märgid ongi juba punased lipud. aga veel, mis võivad olla punased lipud, et kui sa tunned pärast seda armumisfaasi, et kõik hakkab justkui kiiresti nagu kiiva kiskuma, et kõik on justkui nagu äkki nagu kuidagi imelik või midagi nagu hakkab jah, justkui nagu halvasti minema. või kui sa ise tunned, su kõhutunne või intuitsioon ütleb, et midagi on selles suhtes valesti, ma ei tunne ennast hästi, see on muidugi asi, mida tasub kuulata ja see on ohumärk samuti. Ja näiteks ohumärk võivad olla ka valed, mis tulevad siis välja pärast seda armumisfaasi, et näiteks partneri mineviku või eelmiste suhete või eluvalikute kohta. Samamoodi on ohumärk petmine. See on üsna nagu arusaadav, et kui äkki sa avastad, et partner justkui räägib kellegi teisega või sa näed mingit sõnumit tema telefonis, mis ei peaks olema või ta kuidagi jääb vahele, et ta kohtub kellegiga või on käinud kellegi teisega kohtumas ja see toimub suhteliselt kohe suhte alguses, see võib samamoodi olla ohumärk, punane lipp. punane lipp võib olla ka see, et emotsionaalne lähedus kaob väga ruttu, et selles algses love bombing ja armumisfaasis oli hästi suur lähedus, justkui intensiivne lähedus.
kõik see nagu kiitmine ja armastus ja siis äkki see kaob sekundiga või suhteliselt kiiresti. See on väga suur ohumärk samamoodi. Ohumärk on ka see, kui partner eemaldub emotsionaalselt või füüsiliselt äkki pärast armumisfaasi, et näiteks sihuke ruumi vajamine või koos olemine ainult siis, kui talle sobib olla koos. Et see on samamoodi ohumärk. Ohumärk võib olla ka igasugune, mida ma varem mainisin, emotsionaalne väärkohtlemine, et igasugune solvamine, mahategemine, alandamine, mitte kuulamine, mitte mõistmine, tunnete ja vajaduste ignoreerimine või karjumine. Ja ohumärk võib olla ka manipuleerimine, et nagu kui kõik oli alguses, eks ju, hästi seal armumisfaasis ja imelised asjad, mis seal võisid toimuda selles suhtes, kõik on suurepärane, imeline, siis ta võib ühel hetkel äkki justkui solvata või hakata täiesti teistmoodi käituma, et ja see on väga suur ohumärk. Samamoodi manipuleerimine on ohumärk. Ja see ka siis tavaliselt toimub pärast seda armumisfaasi, et nii-öelda hakkab selline manipuleerima, et see, mis sa võib-olla tunned või koged, ei ole see, mis sa tegelikult koged või kuidagi nagu soov siis nartsissisti või selle manipuleeriva inimese poolt kuidagi panna sind nägema või tundma asju nii, nagu tema tahab või tegema asju nii, nagu tema tahab, et sa teeksid, mis talle on kasulik. Ja veel üks ohumärk on see, et justkui see algne fassaad nagu laguneb või sa tunned, et see, kes ta oli seal armumisfaasis või see inimene, kellele ta lihtsalt ennast presenteeris, ei ole see, kes ta tegelikult on. Ehk siis partner pole enam see, kes ta oli. Ta võib tunduda täiesti teine inimene, et see on samamoodi ohumärk. Need ohumärgid, mis ma välja loetlesin, nende puhul võiks juba hakata nagu vaatama, mõtlema, stopp, paus teha, küsida sõpradelt või professionaalilt nagu terapeudilt, psühholoogilt, et see on väga oluline, küsida nõu, hakata nagu vaatama, et mis on ikkagi valesti. Ja miks on selline suhe ebaterve ja toksiline, miks on nartsissistlikud manipuleerivad suhted, eks ju, ebaterved, toksilised, et milline on see mõju ka suhtes olijale. Selline suhe on alati ja igal juhul kahjustav, ta on vägivaldne ja emotsionaalselt ebaterve ja võtab suhtes olijalt negatiivses mõttes palju, võtab tema vaimselt terviselt, sisemiselt heaolult, elukvaliteedilt. Ja see suhtes olija võib kogeda, nagu ma enne ütlesin, selline enda reaalsuses kahtlemine. Ma kahtlen selles, mida ma tunnen või mõtlen, kas see on õige, ma kahtlen enda vajadustes. Ja selline suhtes olija võib ka kaotada kontakti endaga, et sul nagu puudub ühendus endaga, sa tunned. Võid ka kogeda ärevust, hirmu, paanikahoogu, depressiooni, nagu ma juba mainisin, või erinevad mingid anomaalsed füüsilise tervise probleemid äkki, mis ilmnevad, mingid naljakad peavalud või mingid nahateemad, et see võib samamoodi olla märk, et mis viitab sellele suhtele tegelikult. Selline suhe tihti, mitte tihti, selline suhe pole kunagi õnnelik. Et see on ainult armumisfaasis nii, et algselt tundub, sellises suhtes pole kunagi võimalik olla õnnelik ja rahul. Ja selline suhe on alati kannatamine ja kannatamine iseenda arvelt. Samuti võib öelda, et sellises suhtes olija loob ajapikku iseendaga väga halva suhte, et see kontaktühendus endaga kaob, enda tunnetega, enda emotsioonidega, enda vajadustega, enda piiridega. Et sa lood endaga hästi halba suhet sellises suhtes olles. Ja sellises suhtes olles ei ole rahuldatud sinu erinevad vajadused. Ei ole ka märgatud ja nähtud sinu tunded ja mõtted. Sinu piirid pole seal nähtud, austatud. Ja need asjad, mis ma just loetlesin, et sinu piirid, sinu vajadused, sinu tunded, need on kõik toimiva suhte alustalad. Ilma nendeta inimene on õnnetu ja kogeb, et ta on õnnetu suhtes ja mis võivad olla ka veel sellise suhte tagajärjed on see, et erinevad vaimse tervise probleemid, nagu ma mainisin, muud terviseprobleemid, selline õnnetu olek, kannatamine, üleüldine nagu tunne, et ma kannatan. Halb elukvaliteet samamoodi, et see kõik ongi selle tagajärg. Ja miks ei ole hea üldse sellistes suhetes olla. Miks on sellistest suhetest raske lahkuda?
Sellisesse suhtesse astub inimene alateadlikult. Sinu minevikus lapsepõlves või suguvõsa süsteemis on midagi, mis on lahendamata ja tervendamata ja see vajab tähelepanu. Sellega tuleb tegeleda teraapias või muus sobivas kohas. See lahendamata trauma või aspekt hoiab sind ka selles suhtes. Et osale sinust, alateadlikult on see osale sinust, on see partner, see nartsissistlik manipuleeriv inimene kuidagi tuttav või sobiv. See võib tunduda imelik, aga nii see on. Ta meenutab sulle lapsepõlvest midagi, mingit suhet, mingit olukorda, midagi, mis on sinuga juhtunud ja see kordub, see olukord või suhe. Veel, miks on raske lahkuda, on see, et sa oled väga mõjutatud manipuleerivast või nartsissistlikust partnerist ja tema käitumisest. Võid näiteks uskuda, et mida ta sulle on pidevalt öelnud suhte jooksul, on õige või sa tahad seda väga uskuda, seda ideaalset maailma, mida ta loonud on või seda suhet, mida sa kujutad ette, et teil võiks olla. Ehk siis kinnijäämine väga tugevalt sellisesse illusiooni ja pettekujutelmadesse, sellesse, milline su suhe võiks olla. Võid ka tunda, et sa oled väärtusetu sisemiselt, et sellepärast on raske lahkuda, et ma tunnen, et ma olen väärtusetu. Võid uskuda ja tunda, et paremat suhet polegi olemas või normaalset suhet ei eksisteerigi. Ja kõik need asjad, mis ma ette loetlesin, on väär. Loomulikult sa ei ole väärtusetu, loomulikult on paremaid suhted olemas, aga kui sul on selline kogemus ja võib-olla ka minevikust, lapsepõlvest, oma suhetest, siis see on see, mida sa usud sisimas ja tunned. Ja veel, miks võib olla raske väljuda, mida ma ka varem mainisin, aga see on oluline uuesti tuua, et see on üks põhjusi, miks on raske sellisest suhtest väljuda, ongi see, et see kontakti kaotus, ühenduse kaotus iseendaga, enda tunnete, vajaduste, piiride ja sellise oma sisemise kompassiga. Ja selline asi kaobki näiteks manipuleerimise ja vaimse vägivalla tagajärjel, mida nartsissistlik manipuleeriv inimene teeb. Selle tõttu kaob see side sul oma tunnete, vajaduste, piiridega. Ja miks on veel raske lahkuda, võib-olla raske lahkuda sellisest suhtest, seda suhet lõpetada, on see, et sa oled selle suhtega justkui nagu leppinud, et okei, las ta siis olla. Ma olen leppinud ja ma lihtsalt kannatan. Et see võib olla ka alateadlik või veidi alateadlik, aga see võib olla ka üks põhjus. Ja nüüd, kuidas sellisest suhtest väljuda? Ehk siis näiteks, kui sa ikkagi kahtled või tahad kellegiga sellest rääkida või terapeudi, professionaaliga, et siis ja oled teinud näiteks sellise otsuse või liigud selle poole, et seda suhet lõpetada, siis kuidas väljuda? Oluline on teadvustada ja analüüsida, mis selles suhtes toimub ja soovitatavalt koos eksperdiga, terapeut, psühholoog, nõustaja, oma ala ekspert. Ehk siis, mis seal suhtes toimub, mis on selles suhtes valesti, ei toimi, ei tööta sinu jaoks. Et näiteks, millised sinu väärtused, vajadused ei ole seal kaetud selles suhtes ja vajalik on ka identifitseerida ja vaadelda, mis sinu suhtes toimub, et mis on need tegevused, aspektid, mis on ebaterved, väärkohtlevad, millised on need negatiivsed märgid, ohukohad, millised on need punased lipud. Ja tuleb ka vaadelda, mida sa igapäevaselt tunned seal suhtes, mida sa koged, milline on sinu reaalsus seal suhtes, mida sa mõtled iseendast selles suhtes olles ja sellest suhtest, et milline su see sisemine olukord ja dialoog tegelikult on. Ja kui sa oled need punktid, mis ma loetlesin, läbi käinud, siis kaalu, kas antud suhet saab reaalselt ja tegelikult muuta või parandada. Ja ma ütlen siinkohal, et see vajab alati mõlemat inimest, see parandamine, see vajab ka seda partnerit. Teist inimest muuta ega päästa ei saa. Nartsissistlikku ja manipuleerivat inimest on veel eriti võimatu muuta või kuidagi aidata. Ja ma võin öelda ausalt ja otse, et kui sa oled suhtes nartsissistliku manipuleeriva inimesega, siis sellist suhet ei saa päästa või kuidagi ma ei soovita hakata seda muutma terapeudi, baariterapeudi abiga, sest lihtsalt seal on nii palju vaja seda sisemist tööd teha mõlemal inimesel eraldi, mida ei saa teha nagu koos selles suhtes. Et see on tavaliselt niimoodi. Ja see valik jääda või jääda siis sellesse suhtesse või lõpetada see suhe lähtub siiski alati konkreetsest inimesest, tema suhtest, sellest loost, mis seal on ja tema minevikust. Ja veel, kui sa oled otsustanud suhte lõpetada, siis mõned asjad, mis on oluline mainida, on see, et kui partner on manipuleeriv või isegi ohtlik, vägivaldne mingil viisil,
siis tuleb sellega suhte lõpetamisel kindlasti arvestada. Ehk mis on sinu jaoks võimalikult ohutu ja turvaline viis sellest suhtest väljuda. Selline inimene ei mõtle sinule ega arvesta sinuga ka siis, kui suhe lõpeb. Ta ei teinud seda suhte jooksul ja ta ei tee seda ka siis, kui see suhe lõpeb. Pigem vastupidi. Ja seda on parem juba eos eeldada. Et see partner võib valetada, manipuleerida, ähvardada, kui sa ütled, et soovid suhet lõpetada. Et sa ei saa temaga arvestada kui normaalse partneri ja inimesega, kes nagu kaasab sind ja kuidagi saab aru ja aitab mõista. Nii et ja saab aru, miks sa tahad suhet lõpetada. See tavaliselt nii kipub olema. Või siis ta võib ka heal juhul joosta lihtsalt ära, nii-öelda nagu sind täielikult välja lükata. See on tegelikult sinu jaoks hea variant. Ja veel oluline mainida, et tee plaan ja strateegia sellise suhte lõpetamiseks. Mõtle sellistele asjadele nagu ühine vara, kui teil on erinevad materiaalsed kohustused koos, majad, autod, kõik sellised asjad, ühised lapsed. Mõtle, mida sa teed sellisel puhul, küsi nõu, räägi vastavate inimestega, sobivate inimestega sellest. Kasuta juriidilist abi, kui on vaja ja kasuta, kui on vaja, ka selliseid valgeid valesid, et ennast päästa. Ehk siis sellised nagu, et sa ei räägi tõtt, aga sa teed seda selleks, et ennast päästa. Et seda manipuleeriva nartsissistliku inimesega on eriti hea teada. Kasuta ka selliseid asju nagu selline mõiste on olemas nagu grey rock või halli kivi meetod. Ehk siis selline taktika, et ole võimalikult neutraalne, ära jaga oma tegelikke mõtteid ja tundeid oma partneriga ja valeta, kui vaja, sest sellise inimesega kahjuks ei ole võimeline ausalt jagama oma mõtteid ja tundeid, ta ei mõista neid, ta ei arvesta nendega ja siis ongi vaja seda halli kivi meetodit, et ma lihtsalt nagu hoian selle endale ja räägin nii vähe kui võimalik. Ja palu võimalusel sõprade ja lähedaste abi, kas siis kolimisel, kas mingit juriidilist abi, nõu küsida või enda kaitsmiseks või oma laste kaitsmiseks, et sa pead sellises suhtes mõtlema ainult iseendale. Ehk siis nagu, kuidas ma saan ennast päästa, enda eest seista, oma lapsi kaitsta, oma õiguste eest, varaliste õiguste eest seista, et siin võib olla absoluutselt ka juriidilist abi vaja. Ja hiljem, kui sa oled sellest välja tulnud, oled juba saanud taastuda, siis ma soovitan minna ikkagi veel terapeudi juurde, nõustaja juurde, keegi, kes saab sügavuti tegeleda selle suhtest väljatulemisega, selle suhte mõjudega sulle, sinu vaimsele tervisele, sest sellisel suhtel on pikaajalised tagajärjed, mõjud, et keegi, kes aitab sul sellega tegeleda, tuvasta, mis on need lahendamata asjad sinu minevikust ja tegele nendega teraapias, ehk siis mis sind viis sellisesse suhtesse, miks sa tõmbasid sellise inimese ligi. Ja ma võin ka öelda, et selline suhe viitab alati asjadele, aspektidele inimeses ja tema minevikus, lapsepõlves, suguvõsa süsteemis, nagu ma ütlesin, mis vajavadki teadvustamist, tähelepanu ja tervendamist. Ja see on sinu vastutus. Ehk siis tegeleda selle minevikuga, enda mineviku mõjudega on alati sinu vastutus. Ja nartsissistliku või toksilise suhte üks kõrgem eesmärk on alati kasv ja areng. Et see suhe on alati väga suur õppetund. Need on asjad, mida veel öelda lõpetuseks sellesse teemasse. Aitäh, et sa seda videot kuulasid, kuulasid erinevaid mõtteid, võib-olla mõtlesid kaasa, tundsid ennast võib-olla ära mingites kohtades. Ja kui sa tundsid ennast ära selles videos näiteks, et sa oled praegu sellises suhtes või need märgid on väga sarnased sellele, mida sa koged, siis kindlasti on see oluline märk, et midagi teha ja küsida abi. Mina samamoodi teen nõustamisi, teraapiaid, sa võid kirjutada mulle selle video all oleval meiliaadressil või minu Facebooki lehe kaudu võtta ühendust, mis on samuti leitav mu Youtube'i kanalil ja selle video all kommentaarides. Võid kirjutada ka minu Instagrami lehele, mis on samamoodi minu nimeline, et nii Facebook kui Instagram on minu eesnime kaudu leitavad, ehk siis Eva-Liisa Vahtra. Et võid mulle sinna kirjutada või siis jah, meiliaadressil on kõige parem tegelikult, et evalisavahtra@gmail.com. Ja kui sulle see video meeldis, siis sa võid alati panna like, tellida mu kanali, et sa näeksid ka teisi videosid.
ja aitäh, et sa kuulasid, ja mõtlesid, kaasa ja ilusat päeva sulle!